kui me juba siin oleme ja Bemmiga tegeleme ja Bemmil õli vahetame ära ja muud asjad ka veel selle video jooksul, mitte just täna, siis vahetame golfil ka õli enne ära ja hakkame siis Bemmiga tegelema. Nii, vana õli lasin välja, golfimootor on selline, õlifilter on siin üleval suht mugavas kohas, aga ma unustasin oma õlifiltri keeramisasjanduse koju, nii et ma pean veits loov olema. Uus filter on siin, ehk kui ma selle kätte saan, siis paneme õli sisse ja vaatame, kas töötab. Golfil sai õli vahetatud, panin kogemata liitri liiga palju sinna sisse, sest et mul oli valesti meeles, siis ma pidin liitri välja laskma, aga ajame nüüd Bemmi peale, vahetame Bemmil ka õli ära. Ma seekord igaks juhuks kontrollin, kui palju peab panema enne, kui ma sisse valan. Ausalt, mul viskas just full errorisse. Üritasin õli korki maha saada ja leidsin sealt siukse asja, kus see näeb välja nagu mutter, mis on full üle keeratud, kus ei ole ühtegi keeret alles. Ja siin on selline asi ja noh, see oli siin peal kuidagi moodi ja ma üritasin teda keerata, aga ta nagu, ma ei tea, ei tulnud nagu maha siit. Selline ta välja näeb. Ma päris täpselt ei saa aru, mis siin toimub praegu. Ma korraks mõtlesin, et see on nagu polt, mille pea on katki läinud, aga poldid ei ole sellised, see ei tundu loogiline. Kas keegi on päris pannud tikku siia ja keeranud mingi pekki smutri sinna peale või? Igatahes ma pean uue punni ostma siis. Olemas. Leidsin siukse asja. Ja ma ei tea, mingi magnetilise otsaga, see on ainuke asi, mis ma nii kiiresti leidsin, mille ma kohe kätte saan, nii et ma oodan, et keere on õige ja paneme selle külge, laseme õli välja, aga enne tuleb see murdunud poldi moodi asi sealt kätte saada, nii et lähme auto alla tagasi. Vaatame siis, mis toimub. Enne selle asja siit eest ära ja kõrt nendega vist ei keera seda väga. Tilgub ka ime pole, et igalt poolt õline on. Nop, vaatame, võtame see punni või selle seebi moodi asja ära siit vähemalt. Kas tavaliste näpitsatega keerab ära? Pigem vist mitte. Ja ma unustasin oma ülekeeratud poldi asjad ka koju. Ma lootsin, et ta ei ole siin väga kõvasti kinni, aga tundub, et on. Vana õli on nüüd väljas. Uus õlifilter on mul siin olemas. Selle paneme siia ilusti sisse. Nii, vaatame, mis mul veel siin on. Vana hea kummitihend. Selle saame siia ümber panna. Selle saab niimoodi ülilebolt kätte. Tavaliselt ka lapikuga, aga mul ei olnud lapikut praegu. Siis võtame siit välja selle. Nii. Ja kuna see värk on nagu nii kõik õline juba, siis ma ei hakka seda eraldi õlitama, aga ümber tagasi ja läheb tagasi see kork, nii et võib õli peale valada. Mul on siin mingi kvartsi 5V40 Total Energies. Nii et ma arvan, võiks okei olla.
ja ma kavatsen, siin seip ka olemas, ma panen korgi ette ja olen õli peale. Õli sai vahetatud ja nüüd on vaja esimestest amortidest seda veits tõsta. Ehk tungil olemas, võtan esimese ratta ära, näitan, kuidas ma krutin amorte ja paneme stabika kondid ja teisele poole rooli otsaga külge ära ja siis sätime tagumisi ka sirgemaks ja peakski valmis olema. Sain nüüd stabika kondid ja ühe rooli otsa vahetatud ja vaikselt sättisin amorte ka, panin selle amortide kõrguse paika, nii et oleks mõlemalt poolt sama, kruttides neid kettaid siin siis ja natuke ülespoole panin natukene pingesse, mitte väga palju. Ja nüüd põhimõtteliselt, kui ma krutin seda, ühe käega on veits raske, oota korraks. Kui ma krutin teda niimoodi, siis läheb see alumine osa, see osa läheb allapoole ja auto tõuseb kõrgemaks ja kuna mul on see vahe, on sama nüüd mõlemal pool, siis peab nüüd selle vahe ka panema samaks, mis on teisel pool ja ma arvan, et võib täitsa hea olla. Tagumistega ka ja siis paneme natuke lükkame kämbrit ka otsemaks ja ma arvan, et võiks täitsa hea olla. Teen selle ära ja siis vaatame, kuidas ta jääb. Tagumistega on eriti lihtne, kõrgust ma ei säit, seda peaks timmima, siit keeran kinni. Kämberarmidega on keerad otsast need mutrid lahti ja siit krutid lihtsalt teda laiemaks või kitsamaks ja siis keerad otsad kinni ja niimoodi sätidki oma kämbrit. Aga jah, need tuleb küll kinni keerata ja põhimõtteliselt, kui ta mul juba õhus on, siis ma pingutan kässari ka üle ja peakski suht valmis olema. Päris palju vaeva selle autoga näinud, et ta jõuaks siia olekusse, kus ta praegult on. Vahetasin amordid ära, tõstsin teda kõrgemale mõnusalt. Siis vahetasin rooli ära, panin airbagiga rooli peale, siis võtsin hüdroka küljest ära, hüdroka torud isegi vendasin lahti, nii et vedasin põhja alt uue toru, vahetasin kõik suunakapirnid ära, et nad oleks kollased, vahetasin kõik teised pirnid ka ära, või need, mis vajasid vahetust, käisin üle, et kõik töötaksid, siis vahetasin, et vaatame, mis see ülevaatus räägib, et hakkame siis vaikselt sinna minema ja siis panen tagurpidi käigu sisse ja avastan, et tagurpidi tuled ei põle, tagurdustuled ei lähe põlema. Üliäge, Siis ülikaua jamasin, mis teema nende tagurdustuledega on. Võtsin seal kõike lahti, näppisin juhtmeid, võtsin tagatulesi lahti, mingi
mõõtsin, mässasin, vaatasin taha, tuleb ainult 5-8 volti ja nii kui tagurdus tuled ära ühendada, siis põhimõtteliselt kukkus nulli, nii et ta ei jõudnud pirne põlema panna. Päris kaua askeldasin sellega ja siis vahetasin veel käigukasti küljes selle lüliti ära, tagurdustuled ja lüliti. Ikka ei lähe põlema, siis lõpuks hakkasin neid juhtmeid jälgima, jõudsin kapoti all mingi hunnikuni, mis oli mingi täielik error lihtsalt. Nii et ma tegin seal kapoti all juhtmed korda ja siis hakkasid tagurdustuled põlema. Ja siis mõtlesin, et lähme proovime lõpuks ülevaatuse ära. Ja noh, ausalt öeldes ma ei taha midagi kahtlast või midagi veidrat teha selle autoga, et mulle jama, kõigile teistele jama, et noh, ei ole mõtet, et no nagunii see on niisugune näppimise ja pulli auto, et teeme siis nii päriselt ülevaatuse ära ja siis läksin ülevaatusele ja ütleme nii, et lood ei ole väga kiita. Minu käes on siis paber tehnoülevaatuse kontrollkaart, ehk ma käisin seekord päriselt, eelmine kord ma käisin niisama vaatamas, on ju, mitte päriselt kontrollis. Ja siin on väga huvitavad asjad. Põhimõtteliselt 10 ohtlikku viga. Vähemalt nii palju tal jäi meelde, nii palju ta pani kirja, siis esiteks on CO on paigast ära, lubatud 0,5, 58, CH lubatud 100, siin 184 ja noh, pöörete peal on ka samad asjad. Sõidupiduri üldefektiivsus 68%, seisupiduri üldefektiivsus 18%. Siis vaatame. Esimene asi, vastavus liiklusregistri andmetele, mootori töömaht ei lange kokku registri andmetega ehk 2.8, mitte 2.0. Heitgaasid on üle, vastavus registri andmetele, sõiduki mõõtmed, lisainfo, laiendid on küljes, kere on laiem kui registris, mootori jõudlus, sobimatu mootori toitesüsteem või jõuallik, koonusfilter, seda ei tohi olla, suuna, ohulaternate seisud, valgusallikate efektne, latern kooseb, ehk külgmised suunakad on puudu tiivadelt, esiklaasi pesurid ei tööta, mootori kinnitused ei sobi, airbagi tuli ei lähe põlema, õlileke eest korralik ja tagumine udutuli on puudu. Nii et need on kõik probleemid, mida peame hakkama siis lahendama, ehk me saame näidata teile, mida ma ei ole varem teinud, protsessi, kuidas Maanteeametis mootori vahetust registreerida ja kuidas laiendusi registreerida. See saab huvitav olema. Ma ei ole seda kunagi teinud, ma olen ainult värvi registreerinud ja see oli päris lihtne tegevus, nii et mis oli ikka, seiklused 36-ga jätkuvad, elu läheb edasi ja tegelikult tahaks juba sõita sellega, aga siis tähendab, et suveks. Eesmärk on juunikuuks esi sõitma saada tänavatele, nii et jätkame.